Vist ei pane seda. Tšau! Laupäeva pärast lõuna, kell on siuke 2:30 äkki või 3 ja oleme Tilgu sadamas. Täna on meil pisut võimsam relv. Meil on täna vot selline kaater seal. Meil on taga 50 hobujõuline mootor ja meil on plaan sõita siit üle lahe Naissaare alla. Ja mõtlesin, et lähme natuke piitsutame ja vaatame äkki saame meriforelli kätte või isegi mõne lõle. Aga ei usu, tuul on täna täiesti vales suunas ja vesi on ka pisut liiga soe. Aga me lähme ikka vaatame, proovime. Otsapidi nüüd siin Naissaare all. Meil on täna veits suurem seltskond kaasas. Vist on meil esimene kokkupuude juba kalaga olemas. Siin on üks teine paat ka veel. Me võtsime kohe sellise teise väljaulatuva sükse nukakese ja loobime siin juba mingi 15 minutit. Ma arvan, me paneme siin veel mingisugune 20 minutit, kui siit ei saa. Siin on veel kaks nukakest ülespoole. Okei. Kala on praegu otsas ja tõmbab väga hästi. Ma vahetasin just lanti. Veel ei ole kala näinud, ühe korra hüppas välja. Ei ole. See on praegu ilusti mõõdus. Kus? Rõtta, rau. On ju lõhe, jumala ilus lõhe. See on merikas. Ärme veel väga trambi, sest et seal võib kalu veel olla. Selline kala siis. Kaua me oleme püüdnud siin mingisugune 25 minutit, ma arvan. No sina oled võib-olla 10 minutit sellest teinud. Sa oled võib-olla 10 minutit. No ma olen 10 minutit, ma valmistasin ette 2 ritva ka. Aga mõõdame ära ka siis 53. Ehk siis ilus mõõdus kala. Esimeses kohas siis meil läks niimoodi, et me saime ühe kala ja nüüd loopisime veel mingi pool tundi otsa. Ja rohkem ühtegi kala ei näinud ega saanud. Nüüd mõtlesime, et liigume sinna Naissaare tippu, sinna tuletorni juurde. Sealt tuleb siuke madalik, tuleb merre välja ja seal ümber on päris palju kive. Ma usun, et sealt võib ka saada. Ja ma usun, et seal me täna lõpetame ka. Nüüd siis jõudsime siia teise kohta. See on see lant, millega ma selle esimese kala sain. Falkfish Witch. 22 grammi, ma arvan, ma ostsin selle Bobo Fishingust. Ma viskasin niimoodi, et nii kui lant vette maandus, siis ma kerisin natukene kiiremini, et ta tuleks vee peale, imiteerides söödakala, mis hüppab veest välja. Ja siis tegin kohe otsa pausi ja pausi ajal võttis. Tahaks sinna 3 nurga vahele minna, kus need 3 kivi on. Päriselt või? Kuule, seal ujus küll üljes, ma nägin, pea püstis välja veest siukene väike. Vaata jälle. Sa nägid enne paate ka ju. Kus kohas? Otse seal, need kadus ära jälle. Nüüd jäi paremale natuke. Kadus ära praegu. Ta on kuskil selle koha peal. Teist korda püstab pea. Oli küll, jah? Vaata valesti. Ei vaata. Näe. Kus ma ei näe? Jälle. Näen, jah. On jah? Hüljes. Ma ei tea, kas see kaamerasse jääb, aga ilmselt ei jää, see on nii kaugel. Ja, aga kui hüljes on, siis küll kala ei saa. Või ärme nüüd trambi sinna, aga rahulikult. Just käis kala otsas. Togis ühe korra kerisin edasi. Alguses ei olnud kindel, et oli ja siis võttis. Aga kohe tuli otsast ära. Ma proovin sinna samasse auku uuesti vaatama. See hüljes, kes seal ujus, vaata, see ajab kalad praegu siia auku. Lõksu. Ma ei usu, ta tuleb uuesti. Ta sai ikkagi konksu. Kinni on? Ja ma panin tööle. Siuke laine tuli praegu. Vahest on nüüd mingi suur laine, siis nagu tuleb sellega söödakala kaasa. Sellest kivist, kas me paneme otse sinna vahele või me läheme sellest kõige kaugemast kivist, läheme vasakult poolt. Selle kivi juurest, vaadake nüüd.
ilus ise. Ilus, ilus. Aga nüüd on küll nagu see, et pange nagu ankur sisse ja ärme rohkem edasi lähegi. Tänase õhtu viimases kohas. Siin on siuke Bermuda kolmnurk 3 suurest kivist. Mõte oli, et tuleb ära proovida see koht. Kinni ja liiga teravalt ei tasu tõmmata. Kui nii kui lahti tuleb, saab hakkama kiiresti kerima, sest muidu ta jääb uuesti kinni. Peab nagu ritt valmis olema, muidu ei ole mõtet lahti tõmmata. No päris suur on. Steven tõi ikkagi kastanid tulest välja. Ilusti, küljest läbi. Ja tõe, Steven. Me oleme kõik uhked sulle. Reliis ka või? Mis me teeme nüüd? Ma ei tea, just hakkas tulema ju. Mõõtsime selle Merika ära ka. Mida? Kaalusime kala ära ka ja tuli välja, et ta kaalus täpselt 1,5 kilo. Mis me merel olime 3-4 tundi, selle aega siis 1 mõõdukala ja 3 kala käis landi otsas ka. Päris äge õhtu, ütleks nii. Me oleme nüüd seal Naissaare all, ma arvan, 3 korda käinud ja see on põhimõtteliselt esimene kord, kui meil õnnestus kalaga paati saada. Aga selline oli siis tänane püügipäev. Olgu, järgmise korrani. Tšau! Sandra, saad?